selline vanakooli spiritualistide ütlus, et mis iganes eesmärk on, tuleb 200% püstitada eesmärk vähemalt, et siis on tõenäosus, et 100% saavutad. Kui paned 100% eesmärk, siis võib-olla 80% heal juhul. Et see elu eesmärk ja entusiasm ja jõud, vaatad lapsi ka vaatad, missugune elu rõõm, vaata, meil on kõigil sees see mängivad, hüppavad, kargavad, see ongi selline pudi, et arukus on, eks ju, arukus on töös. Et isegi lastel, eks ju, neil on nagu eesmärk, need eesmärk on meie jaoks võib-olla nagu naeruväärsed, aga need annavad nii palju rõõmu. Vaata, mina ka, ema isa rääkis, et ma iga päev tahtsin lasteaeda minna esimesena ja viimasena tulla, ma olen selline sotsiaalne. Et nii palju rõõmu, ma tahtsin lasteaeda, seal saab mängida, möllata, seal on mu sõbrad, eks ju. Et Buddha valgustunud, jah. Budi arukuse toit, sellest me nagu rääkisime, jah, aga sellest budist, sellest sõltub täiesti meie see elu entusiasm, see elu eesmärk, et tekiks jõud ja usk, et Jumal on kõikvõimas, imed võivad sündida, meie võime olla käpardid, aga kui me usume ja rakendame oma neid omadusi, mis Jumal on meile kinkinud, et me oleme igavesed ja me oleme tegelikult lapsemeelsed ja meil on tegelikult kõigil sees see tänulikkus ja alandlikkus loomulikult, kui me mõistame elu, siis miski saab seisma jääda. Me saame ületada kõik entusiastlikud, mitte nagu fanaatikud, aga arukuse tasemel, sest mõistuse töö on selline, mõistus on nagu must ja valge, tahan ei taha, eks on surnud mateeria, siis on meeled, tundemaailm, siis on mõistus, tahan ta taha, soovid ei soovi, võtan vastu, mõtisken ei soovi, eks ju, ja siis on arukus. Arukus on siis see, kes tegelikult viib eesmärgini, mõistus ei vii eesmärgini. Arukus, täna rääkisime ka eelmises klipis, et isegi kui sul on vale eesmärk, siis on ikkagi arukust vaja. Et inimestele ütleme, et kui sa tead, mis on õige või vale, siis tegelikult elada meid aitavad, elu jõud anname meil soovid, eks ole, soovime. See on nagu see, mis meid aitab nagu elada, edasi minna. Aga soovid ei pruugi olla õiged ja isegi soovid on vahest nii, sa teadad on vale, aga teed ikka ära, kuna arukus on nõrk. Ei ole piisavalt võib-olla reha peale astunud, ei ole piisavalt suhtlust, eks ju, 3 faktorit mõjutavad meie arukustis, eks ju, inimesed meie ümber, meie enda mõistus, ja siis sündmused, maailma sündmused, poliitilised, globaalsed sündmused, seal tuleb sõda või majanduslik langus ja kõik need 3 faktorid nagu mõjutavad meie siis arukuse kindlust. Ja kui meil on ühendatud transcendentaalse vaimsega või nende inimestega, kes liiguvad ja tegelevad igaveste väärtustega, igavese jumalike hingeliste asjadega, siis ükskõik kui tugev see arukus on, siis ongi nii, et soovid kasutavad see arukust ja siis jõuavad valesse kohta. Kas see narkomaania, alkoholism, nartsissism, meie rahvas on parem, eestlased on paremad kui venelased on paremad kui eestlased, neegrid on halvemad kui valged, eks ju, rikkad on paremad kui vaesed, loll, tark, eks ju, kõik see kahesuse pull. Et Budi ja valgustunud, eks ju, selleks on vaja kogu aeg, nagu ma rääkisin eelmises klipis ka, arukusele toitu ja 3 tasandil siis vaadata, mitte lasta neil nii mõjutada, kui sul ümbruskonnas on siis esimene faktor inimesed, kes liiguvad teises suunas, nad on toredad ja head, aga nende elu eesmärk on kehalisele orienteerutud või kehalistele samastamisele, mina, mulle, minu. Siis oma arukus, kui sa seal arukus tugevaks saab, siis ta viib sind ikka surma ja sünnitsüklisse, karmatsüklisse. Samamoodi mõistus. Mõistus peab jälle oma arukusele. Kui sa ainult oma mõistuse peale loodad ja meelte peale, nagu me rääkisime, siis on ainult üks peavalu, probleemi otsa, ühe probleemi lahendad ära, nagu maailmas suurem energia läheb inimeste, suurem osa energiast, psühholoogid, eks ju, parapsühholoogid, koolitused, eks ju, kuidas olla õnnelik, eks ju, kuidas saada normaalseks, mis on elu eesmärk. Kõik eesmärgid on ikkagi vaatad kehalised, selle maailmaga seotud, mitte hingega seotud, kuna ei eksisteeri teadmisi siis 3 asjast, mis on jäme mateeria, peenmateeria ja hing. Jämedast mateeriast päris palju on teadmisi. Peenmateeriat, mõistuse tööd, ajutööd ka juba päris palju on ka juba teadmisi, aga hingest mitte keegi mitte midagi tea. Ja sellepärast meil hinges, nagu ma alati räägin,
sügavad suured mustad augud, hoolimata sellest välisest, isegi kui arukus töötab hästi, mõistus hästi ja oled ümbritsetud inimestest, kes hüüavad sulle, sa oled nii tore ja ilus ja hea ja eks ju. Et arukus on isegi selline, et isegi mingid heli talub ja mingit heli ei talu. Eks ju, seda heli ei talu, kõigiga räägib, et sa oled tegelikult, tuleb vaimne õpetaja, ütleb, et kuule, et sa oled täiesti kehalises kontseptsioonis loru, laisk rumal, oma ihade ori elu järel. Siis seda on nagu raske kuulata, eks arukus ei taha kuulata seda. Keegi tuleb ja ütleb sulle, et panen koos viina ära, et sa oled sõber, siis on meeldib vibratsioon arukusele.